Tere teile! Mina olen Merle Vaha, Tupperware Eesti esitleja ja mul on väga hea meel jagada teile Tupperware juunikuu suviseid uudiseid. Kuna teen laivi täiesti üksinda, siis olge head, kirjutage alla, kas on kuulda, kas on näha ja saame alustada juunikuu tutvustamisega. Loodan, et suvi on olnud selline mõnus, et olete saanud juba ka randa, kuigi siin vahepeal on ilmad natuke meil olnud vihmased. See on jälle väga hea põhjus vaadata ringi enda kodus, korrastada kodu ja võtta plaane, mida teha edasi. Tulen nüüd korra piilun, kas on ilusasti näha ja kuulda, et kas olete kommentaare kirjutanud. Praegu kommentaare ei ole, aga ma loodan, et on kuulda ja näha. Juunikuu on Tupperwares väga põnev. Siin on niivõrd häid ideid koolilõpetajatele, lasteaialõpetajatele, ka nendele, lasteaed on küll läbi, aga kooli astuvad nad juba septembris. Ja eripakkumisi on meil selleks puhuks väga palju. Me kõik hindame kvaliteeti ja nii ka Tupperware tahab meile pakkuda parimat. Mis on siis juunikuus pakkumises? Siin saan näidata teile pilte, kuna on praegu mul kaup selles osas tulemata, väga põnevad lastepudelid, väga põnevad laste võileivakarbid. Eine kaasa endale kuhu iganes minemiseks. Aga kui on juba suuremad ja soovitakse kaasa võtta pudelid, siis on ka Tupperware väga mõnusad 3 komplekt emale, isale, tütrele või 3 lapsele, 750 milliliitrit, just nimelt suurema suuga EcoPure joogipudelid, kuhu saab ka ideaalselt smuuti sisse panna, see on klapiga. Siia saab ideaalselt lisada ka paela, kui tahate kaasa võtta. Selline vahva pudelite komplekt, 750 milliliitrit, 3 tükki. Nii, mis näitab meie kataloogi edasi? Keerame lehekülge ja järgmisel leheküljel on omleti valmistaja. Omleti valmistaja, piilume kappi, mis meil kapis põnevat on. Omleti valmistaja on selline vahva abiline, millega saab ideaalselt valmistada kiired omletid, kohupiimakoogid, šokolaadikoogi, maasikatega koogi, erinevad kalaroad, mida iganes soovite valmistada mikrolaineahjus, kui on väga kiire aeg. Ümar omletivorm on suurem kui meie tavaline ovaalne, seega siin juba jagub omleti valmistajaga valmistades juba 3-4 inimesele. Oluline on see, et alati avame endast eemale ja kaasas on kindlasti ka juhend, et tasub vaadata, mis ideid ja kuidas kasutada. Omleti valmistaja kuumused on soovituslikult 400 vatti. Samuti on ideaalne valmistada ise igasugused põnevad köögiviljaspiraalid. Selleks on Tupperwarel väga vahva abiline spiraalitaja, mis koosneb sellel kuul. Muidu on ta lisandina 2 erinevast terast. On peenema teraga siin sees. Keerame, vaatame, peenema teraga ja on ka jämedamate hammastega. Ja nüüd proovime kohe näidata, mida saab spiraalitajaga valmistada. Sellega võib ideaalselt valmistada suvikõrvitsast hõrgutroad. Sellest võib ideaalselt teha kurgiveele, kurgilisandid ja saame teha salatid, saame teha vormiroad, saame teha erinevad hautised. Ja lõikamiseks on mul väga suur ja hea meel teile tutvustada meie Mastro Saarja universaalnuga, mis on saksa roostevabast terasest, mis on väga terav, mis on butleris ja millel on väga hea mitmed elemendid. Esiteks see, et ta on roostevaba teras, saksa kvaliteet. See tähendab seda, et teda on väga hea hügieniliselt puhastada, et siia ei teki jääke. Ta on üks teras.
näpukoht hoidmiseks on väga hea kokale. Kinnihoidmise osa on raske, see tähendab ja ka pea on väga mõnusalt, ta tõesti läheb, öeldakse nuga nagu läbi või, siis siin võib öelda tõesti lõigake, viilutage, tükeldage tuule kergusega. Võtame kurgi ja tõesti me ei pea absoluutselt vaema nägema, väga kergelt ja teravalt lõikab. Väga hea on teada, et meil on tulemas veel ja veel neid universaal väga põnevaid nuge, mis on tõesti väga kvaliteetsed ja kallid, siis sellel kuul on nad eripakkumises, siis kasutage võimalust. Vahetage kodus oma noad välja ja hakake juba pihta, sest iga kuu on loota jälle lisa, et saada kokku terve komplekt. Ja juhul, kui tõesti need noad ükskord nüristuvad, sest kõik, mis kasutad, kõik kulub, siis on ka väga super toode Tupperware noateritaja. Ja noateritaja on meil praegusel hetkel selline, millel on teritamisosa ja millel on ka sakilise nugade teritamise osa. Sakilised nood on näiteks meie tomatinuga. Ja kuidas ta siis töötab? Nuga tõmmatakse lihtsalt läbi üks kord, teine kord ja puhastatakse salvrätikaga ja saategi kasutama hakata. Sama on sakilisega, ei sae, vaid tõmbate ühekordselt läbi. Ja kui nüüd on noad ära puhastatud, siis käib see osa lahti ja on hea puhastada, et kivi oleks puhas. On ära puhastatud, kasutatud, paneme kappi tagasi, tõstame oma kohale. Nii, noad on teravad, võtame välja spiraalitaja ja spiraalitajal on kaasas ka press. Kui me soovime kasutada sellist väikest juppi, siis teeme seda pressiga. Aga antud juhul soovin ma tegelikult teha meie väga mõnusasse klaaskarafini, mis on ka hitt, mis hitt sellel suvel, mis on 365 kraadi keermega, see tähendab, me saame valada, kus me soovime ja siia sisse teeme kurgivee. Ja selleks ma siis kasutangi värsket kurki ja võtan spiraalitaja ja ma ei pea hakkama kuskil eraldi tegema, vaid teengi kohe siia sisse värske kurgivee. Nii mõnus kurgilahn. Ja tõesti, nii lihtne on valmistada omale sobivate hõrgutistega. Sobib vesi, sobib hautis, kuhu iganes soovite minna. Meie klaaskarafin on tõesti asendamatu abiline, väga ilus, igale lauale soliidne ja toon ka kohe klaasi, et valada, et te näeksite, kuidas teda kasutada. Nii. Ja kurgivett saame me valada siis siit poolt. Tahan keerata. Võin keerata ja valada igas asendis. Palun. Ja võtta aiapeole, panna lauale ja ta on tõesti imeilus. Proosid. Värske vesi omast käest. Kurgiga ideaalne. Samamoodi võib spiraalitajaga. Teen nüüd ka siia aluse peale, et te näeksite, mis vahe on. See on siis kurgiga, et teha näiteks kurgisalatit. Nii. Sellised peenemad osad. Ja nüüd teen ka kohe jämedamaga. Vahetame siit tera ära, kui Tupperware on 2 värviga, siis ta käib lahti. Vahetame ära, paneme teiste ammatega, et tagletelle moodi teha. Ja nüüd teen tagletelle moodi. Ja nüüd hakkan kasutama ka pressi. Kinnitan ja muudkui lükkan, et käed oleksid kaitstud. Palun väga, sellised laiemad, mõnusad ribad tulevad. Ja teie valik, kas te tahate teha vormirooga, kas te tahate teha salatit, salati sees on kindlasti parem teha peenemad. Palun, siin on tehtud punase osaga ja siin on tehtud laiemad kollase osaga. Selline vahva spiraalitaja komplekt. Kasutage kartuli, peedi, suvikõrvitsa, kurgi, värskete põnevate roogade valmistamiseks, et oleks lõbus
Ja see on muuseas ka asendamatu abiline, kui te tahate lastega koos kukata, sest kui lapsed ise valmistavad, siis nad ka söövad seda hea meelega. Nii, see vahva spiraalitaja on ka meie vahva pakkumine. Nuga on täiesti asendamatu. Veel on sellel kuul väga äge toode. Meie uhiuus, ta on nüüd juba mõni hetk olnud küll, aga juusturiiv. Juustu porgandiriiv, mis on läbi teinud uuenduskuuri, mida on väga lihtne puhastada, mida on väga lihtne kasutada juustu, porgandi, šokolaadi riivimiseks. All on tal silikonosa, et ta ei libiseks. Seda anumat saame me koos kaanega kasutada ka lihtsalt toidu säilitamiseks, kaasavõtmiseks. Ja nüüd, kui me siia riivime juustu, siis me saame ka juustu selles karbis säilitada. Mis on väga põnev ja hea, on see, et tera on sellel konkreetsel juusturiivil, paneme ta peale. Nüüd tõstame siit selle valge punase osa ära. Nii, on kahte pidi. Kui enne oli juusturiiv meil selline, mis oli ainult peenike riiv, siis siin saame me ühtepidi peenemat riivi teha ja teistpidi keerates jämedamat riivi. Paneme kaane tagasi, et ta teeks naksu ära ilusasti peale. Nii, siit kinni, klõps ja väga lihtne on panna ka sang külge. Sang, vaatame, mis pidi ta käib, klõpsuga. Nüüd võtame juustu. Nüüd võtame juustu ja teeme riivitud juustu. Juustu puhul on tõesti väga hea kasutada näiteks ka viilujuustu, keegi ei keela viilujuustust teha riivjuustu. Ja ta on mõnus hõrk selle sama juusturiiviga. Muuseas saame me ka ideaalselt teha suitsujuustust riivi. Press on olemas ja nüüd ei ole muud, kui keerame ühtepidi. Valan taldriku peale, et te näeksite. Ühtepidi riiv. Võtame taldriku. Taldriku peale paneme ühtepidi riivitud juustu. Ja kohe riivime ka teistpidi, et tekiks võrdlusmoment. Võtame veel juustu. Lõikame kas kääridega või noaga sobivad tükid. Riivjuustu ei ole vaja poest osta, saame valmistada ise. Ja nüüd enda poole. Nüüd valmistame enda poole keerates. Kohe näete, kas on erinevus. Nii. Ja palun, siin on nüüd eriti peenike. Ja riiv on puhas. Ja valame ka siia kõrvale. Palun väga. See on siis nüüd tehtud ühtepidi ja teistpidi. Üks on peene, teine on jämedam. Ja teile sobivalt saate te kas omleti peale, singirullide jaoks, mille jaoks iganes juustu niimoodi peenelt purustada. Ja väga ideaalselt teeb ka sellega porgandi juustusalati. Ja porgandi juustusalati sees käib siis riivitud porgand, suitsujuust, natuke küüslauku ja majoneesi. Väga mõnus ja hea kerge salat. Nii, mis meil veel põnevat on? Meil on sellel kuul veel kindlasti, kuigi on grillimise aeg. Aga kui me soovime teha ahjuroogasid, siis tegelikult on meie Ultra Pro ahjuvorm, mis on tõesti klassika omaette, millel on põhjal kenasti märgid. Miinimum on -25 kraadi ja maksimum +200 kraadi. Uskuge või mitte, see on ahjus kasutamiseks. 3,5 liitrit. Mis on Ultra Pro puhul eriti oluline? Esmalt see, te saate ahjuvormi kätte, te puhastate sooja veega ära ja siin võite te pruunistada, valmistada leiba, teha liha, teha ahjuroad
valmistada kõik, mida ahjust te soovite. Aga oluline on siis teada, et alati läheb Ultra Pro kuum ahju. Grilliga palun mitte kasutada. Ja kui ahi on kuum, pange ta resti peale. Ultra Pro täidate, kui te teete leibasaia, soovitan määrida võiga, aga kui te teete siin liha, kui te teete siin kartulivormi, erinevaid hõrgutisi, siis ei ole vaja võiga määrida. Väga oluline on see, et Ultra Pro vastu ei koputata, vaid te vaikselt puhastate ääre ära, lasete tal seista ja kui teil on vaja siin sees lõigata seda liha, mis siin oli, tõstke ta korraks taldrikule, lõigake ära ja asetage tagasi. Ultra Pro hoiab ka kuumana. Ultra Pro ahjuvormil on ka mõnusad õhuavad, see tähendab, kui gaas on peal, ta tuleb ahjust, ta on väga kuum, avage alati pajakinnastega ja endast eemale. Kaant saab kasutada ideaalselt ka eraldi ahjuvormina, kui tahate hoopis pitsat teha, soojendada vorste või te soovite hoopiski teha 2 rooga ühe korraga. Liha on all, kartulid peal või vastupidi. Ultra Pro on kasutamiseks nii elektriahjus kuni 200 kraadi kui ka mikrolaineahjus ja teda võib ka panna sügavkülma. Mikrolaineahjus kasutamise suur pluss on just sellel ka 3,5 liitrisel, sest ta mahub kuni 28 sentimeetrise läbimööduga taldrikule. Miks on hea kasutada mikrolaineahju Ultra Pro vormi puhul? Kui me paneme elektriahju liha kuumenema, soojenema, küpsema, siis ta hakkab valmistama liha väljapoolt sissepoole. Kui me valmistame mikrolaineahjus eelvalmistuse, mikrolaineahjus valmib toit seespoolt väljapoole. See tähendab, kui te olete siia sisse pandud karbonaadi, maitsestan mina karbonaadi siinsamas sees, lasen tal kuskil tund aega toas seista ja nüüd panen kaane peale ja tõstan, kui ma tahan 1,5 tundi näiteks kasutada, teda küpsetada ahjus, siis võin, see on kokku 90 minutit, siis võin ta kuskil 20 minutiks panna 600 vatiga mikrolaineahju. Samal ajal soojendame üles elektriahju ja tõstame poti, kui mikrolaineahju 20 minutit on läbi, elektriahju. Ja teie toit saab kiiremini valmis, te säästate energiat ja ta on ka seest mahlane. Ultra Pro on tõesti asendamatu. Kuigi on jaanipäev ja kuigi me grillime palju väljas, siis tegelikult on teda ka kasutada toas väga hea, ka isegi ahjukartulite tegemiseks. Ja tõsi on see, et ta hoiab ka kaua kuumana. See tähendab, et te võite kasutada ka täiesti termonõuna. Kui te aga kuuma jooki armastate, siis on Tupperwarel olemas väga super head termosed. Minitermos on 510 milliliitrit ja see on huulikuga ja kõrrega metalltermos, mis on tõesti väga hea kasutada kaasavõtmiseks, kuhu iganes ja huulikuga kasutamiseks. Selline hea ja armas. Kooliminejale väga suur ja tore kingitus. Aga on ka olemas 410 milliliitrit metalltermos, mis on ka väga hea musta värvi ja millel on siis väga mõnus kasutada just siit külje pealt avades ja kui me ei taha avada, siis me paneme luku peale ja ta ei tule lahti. Igale ühele oma, ka termoste puhul on see võimalik. Kui me tahame valmistada, aga ka millegis muus, me tahame äkki hoopis teha silikonvormidega, siis Tupperware sensatsioonilised tooted, silikonkotid on tõesti ka ülipopulaarsed, juba saanud erinevaid põnevaid auhindu erinevate disainielementide poolest ja tema suur pluss on siis see, et ta on toidu kaasavõtmiseks, ta on toidu ostmiseks, ta on säilitamiseks, sellega võib panna sügavkülma, aga sellega võib ka valmistada. Ja kui te ei soovi siin toitu hoida, siis võtke sellega see randa kaasa, algul on võileivad võib-olla, aga pärast panete märjatrikoo siia sisse. Silikonkotid on siis tõesti sellise mõnusa lukusüsteemiga hambad
Ja kui me tahame siin valmistada, siis ta peaks olema püstises asendis. Ja me paneme siia toidu sisse ja hakkame sulgema kahelt poolt. Keskelt jätame sel juhul lahti ja ta võib minna kas elektriahju või mikrolaineahju. See on nüüd tõesti XL suur variant ja selline ilus soliidne roosa. No ausõna, imeline. Isegi kes käivad merel, kes käivad palju võib-olla reisil võimalusi, et midagi võib märjaks saada. Pange siia dokumendid, pange siia mis iganes. Ja on ka selline minivariant. Neid on ka veel erinevaid suurused ja minivariant on võimalus suisas kingituseks saada. Sellised põnevad võimalused on sellel kuul. Kui on ilm kehv ja me tahame valmistada midagi kodus, soovime korrastada oma kappe, siis Basic Line seeria on selleks ideaalne. Kandilised, erinevate värvidega, mahuvad kõik ilusasti kõrvuti. Kas te hoiate siin toitu sees? Siin on veel olemas ka suur 5-liitrine variant. Kas te hoiate siin toitu sees? Kas te soovite siin hoopiski teha korrastustööd sahtlis? Ma loodan, et on ilusasti näha. Erinevad suurused, kõigil on hermeetilised kaaned. Ja kui meil tõesti on need karbid tühjaks saanud, siis kõige toredam ja rõõmsam uudis on see, et nad kõik käivad üksteise sisse. See tähendab, et nad ei võta meil palju ruumi. Basic Line seeria erinevates mahedates mõnusates toonides. Juures ka siis veel võimalusel ka 5-liitrine. Kas hoiate toitu siin sees või võtate kaasa? Kui on aga küpsetamise aeg, siis küpsetajatele on parim abiline meie mikserkann. 2-liitrine mikserkann, mida ei ole tõesti tükil ajal pakkumises olnud. Mikserkannu suur pluss on see, et kui me siin vispeldame või midagi valmistame, siis me saame kas vispli või kulbi või lusika ilusasti asetada siia sanga sisse. Sanga sisse väga hea panna. Mikserkannuga on kaasas silikon alus, et ta ei libiseks laua peal. Kaanel on erinevad süsteemid, te saate ise otsustada, kui palju te soovite siit valada. Kas te soovite hoopis õhukindlalt hoida? Kuidas teie mõte on? Kuidas te tahate säilitada? Kui teete siin pannkoogi taigna näiteks, siis pannkoogi taigna puhul on ideaalne siin samas ka valada. Teete taigna valmis ja valate. Kui aga hakkate valmistama mingit kreeme või soovite küpsetada ja teil ei ole kaalu käepärast, siis mikserkannu suur pluss on tema väiksed spikrid. Jahu, suhkru, riisi jaoks on olemas ka grammid ja teisel pool on milliliitrid ja näitajad. See tähendab erinevate retseptide puhul väga hea kasutada. Kui teil on kodus olemas juba ennem või teil veel ei ole, aga te soovite ka väga lihtsalt näiteks sidrunit pressida või hoopis muna eraldada, te soovitegi siin samas mikserkannus teha kogu taigna, siis Tupperware köögikati komplekt on miksimiseks ideaalne. Siia sobib peale sidrunipress, siia sobib peale munavalge kollase eraldaja, siia sobib peale ideaalselt sidrunikoore riiv. Nii et kõike neid saate te siin väga hästi kasutada. Mikserkann on ka ja samas ka on peale ja pannkoogi tainast jääb järgi, saate panna ka külmikusse. Soliidne ja hea abiline. Kui aga soovite teha kokteile, shakeida, siis selline lõbus suvine 310 milliliitri shaker. Väga ilusates toonides, mõõdud on ilusti peal ja ärge unustage kunagi, et shakeri gaas on ka mõõdulusikas. Siin on mõõdud peal ja ta saate ideaalselt tõsta nagu kulpi kasutada erinevate koguste valimiseks. Ja kuna on shake'imise ja jää tegemise aega, siis tõesti tehke omale kokteil, lisage siit jääd juurde, selline vahva suvesämmi komplekt. Kui aga läheb külmutamiseks ja seda meil läheb, sest maasikad on juba valmis. Kui läheb külmutamiseks, siis on vaja kindlasti sügavkülmakarpe. Ja sügavkülmakarpidest on väga hea valik just nimelt liitrised. 1,1 liitrit kõrged.
mis on väga mõnus kasutada ka tavakülmikus või panna siis sügavkülma, kuidas te just ise soovite. Nende suur pluss on siis see, et ühel küljel kaanel on väike naga, siit on väga hea avada ja sulgeda. Avame, laseme õhu vahele ja seest on need samad anuvad täiesti libedad, see tähendab, et kui meil on siin sees mustikad, kui meil on siin marjad, siis need marjad ja mustikad ei anna karbile värvi. Kui me oleme siia pannud marjad ja me soovime ennem marjad pesta või nad on liiga märjad, siis väike nipp teile. Panete marjad sügavkülmakarpi. Nüüd lisate kaane, alati see üleolev nurk viimasena. Kaas peab olema puhas, kaas mõnusalt ei lasta. Põhjal on muuseas sellised mõnusad lained, et te näete, et õhk saab külmikus liikuda. On avad. Ja nüüd paneme endast eemale, kaane peale, surume õhu välja ja kui siin on salvrätik peal, siis paneme ta laua peale kuskil 10-15 minutit. Nüüd võtame selle salvrätiku ära ja kui ta on väga märg, siis kordame tegevust. Kui ta ei ole väga märg, võtame ära ja nüüd paneme marjad külma. Ja siis meie marjad ei lagune ära. Suur pluss on see, et marjad ei lagune ära ja meil on väga hea võtta terved maasikad, terved mustikad ja tõesti fenomen on see, et jää, mis siia koguneb peale marjadele ja kaane alla. Et selleks on nagu väga oluline. Ja muuseas, banaanid, minul on praegu päästeoperatsioon. Mulle meeldib teha smuutit ja smuutit teha just külmunud banaanidest, palun väga. Täna olid poes banaanid soodushinnaga. Banaanikoored lähevad mul aiamaale, kaevan sisse ja banaanid tükeldan siia sisse, panen kaane peale ja tõstan sügavkülma. Kas mul on vaja muffineid teha, kas on vaja smuutit teha, sellised mõnusad ja tõesti tore, kui nad on tühjad, siis kõik sobivad üksteise peale. Selline vahva sügavkülmakarpide komplekt. Väga hea komplekt on ka, või väga hea karp on ka 2,25 liitrine sügavkülmakarp, mis on ideaalne isegi kookide valmistamiseks. See, et ta on sügavkülma nimega, näitab seda, et siin peal on lumehelbed. Kui te kahtlete, kas kasutada sügavkülmas või mitte, siis vaadake, kas on karbil peal lumehelbed. See tähendab, siis on ta sügavkülmas kasutamiseks. Siia sobib ideaalselt kõikvõimalikud maasikad külmutada näiteks eraldi ära ja pärast tõsta teise karpi. Siia võite te väga hästi soolata kala. Ostan suitsukala, reklaam pähklakalale. Ostan nende kuumsuitsulõhe ja panen alati fooliumiga koos siia ja siit on niivõrd hea kuumsuitsulõhet võtta. Aga kui ma tahan kiiret kooki teha, siis, ja mul ei ole aega muidugi biskviitide Tupperware armastaja ise, aga poes on väga mõnusa biskviidi põhjad ja nendest saab ideaalselt siia vormi teha ka tordid. Tiramisud, kräsupeakoogid, mida iganes või hoopis sülti. Sel juhul soovitan natuke õliga enne kokku teha, kui te kooki teete ja pärast keerake tagurpidi ja ta tuleb teil väga hästi ära ja kaasa on väga hea võtta. Kui teil on olemas Tupperware silikonvormid erinevas suuruses, siis need ideaalselt sobivad ka siia sisse, et te saate ka nendega sügavkülma panna, kaasa võtta, tarretuma panna, üks lemmikumaid karpe. Siin küsin ma täpselt nii nagu sügavkülma teiste karpide puhul mitu komplekti teile, sest neid ei ole mitte kunagi liiga palju ja see on praegu just õige aeg, et nad on praegu eripakkumises. Kui teile aga meeldivad ümarad vormid, siis on ka meie trio üllatuste rohke. Et kõik te näete, et see 1,5 liitrine trio on siin praegu läbipaistev, eks ole? On ju? Külje peal on kõikidel triodel aken. Klassikaline triokauss, mis on parim toidu säilitamiseks, kaasavõtmiseks, just oma kaanetüübi poolt armastatud. Ja sellised mõnusad 300 milliliitrit parteti kausikesed. Selline vahva kolmene komplekt. Kui te aga armastate ise müslit teha või erinevaid maiuseid, siis on ka Tupperware, see on küll sinist värvi praegu, müsli batoonide valmistaja, mis on tõesti väga mugav enda meele järgi, enda soovitud
koostisainetega müslite valmistamiseks. Sellele teen ma ka eraldi tutvustuse teile. Kui me hakkame müslit tegema, võite ennem nad ära määrida. Hakite, purustate kõik, mida te müslile tahate lisada. Müslibatoonile segate natuke kas meega ja panete siia sisse ja tal on kaasas ka press, millega vajutate. Ja kuna ta on enne õliga tehtud, siis on väga hea siit ka need kätte saada. Ise tehtud müslibatoonid on parimad. Ja mis on veel eriti tore, et kõik need vahvad, erinevad termosed, erinevad karbid on meil sellel kuul ja üleüldse kinkekarpides selline hea kingitus. Ja näete, termosel on kaasas ka isegi pael, mis on väga hea üllatus. Siin oli praegu karbi sees. Samuti on kenas karbis ka muuseas meie karapin, meie termosed. Ja veel tahtsin rääkida ühe nipi, kui te kasutate meie 2,25 milliliitrit freeserit, siis tegelikult on siia ka ideaalne teha ise ravioolid, ise valmistada siia pelmeenid, erinevad hõrgutised ja külmutamine selle karbiga on just sellepärast hea. Kuidas tehakse ravioole? Ravioolide tegemiseks võetakse, siis tehakse tugev taigen, võetakse rullimisalus, rullitakse tainas lahti. Nüüd pannakse üks kiht tainas siia raviooli valmistaja peale. Seejärel on kaasas lusikas, pannakse täidised, täpselt lusika jagu ja teine kiht tainast peale. Ja nüüd rulliga rullitakse siin peal. Siin on lõikekohad, ta lõikab ilusti ära, sellised mõnusad, kas viineripirukad, erinevad põnevad hakklihaga, maitsed, väga kerge teha, ka lehtaignaga. Ja nüüd ei ole muud, kui lusikaga lükata nad ära ja siia sisse ja te saate nad sügavkülma väga lihtsalt panna. Vaat selline nipp ka teile veel. Nippe tuleks veel ja veel, aga aega on ju meil kõigil väga vähe. Aga kas teile meeldivad uudised? Kas teile meeldivad üllatused? Teate, minule küll väga meeldivad. Ja mul on väga hea meel, et Tupperware on taas üllatanud meid kõiki. Saage tuttavaks Tupperware popcorni valmistaja. Popcorni valmistaja, mis on siis silikonist, täiesti uhiuus toode, millel on põhjas, siin on klaas, mis on hästi oluline teada, ja see klaas käib siin nagade taga. Väga suur pluss on see, et ta käib kokku, ta võtab vähe ruumi kapis ja kui me nüüd valmistama hakkame, siis me paneme ta püstisesse asendisse. Puhastame ta ennem veega ära, loeme läbi juhendi, mis on väga oluline ja siia sisse saame me panna. Põhimõtteliselt kogused on kirjas kõik pakendis, oleneb mitmele inimesele te valmistada tahate, ka see on ilusti kirjas. Aga kui ma soovin ikka terve seda suurt popcorni anumat täis panna, siis me võtame kas 5 või 6 lusikatäit popcorne, mis on siis poes eraldi pakendis. Kindlasti ei sobi siia sisse nüüd need popcornid, mis on juba küpsetuskotis. Need on eelkuumutatud. Siin valmistame me konkreetselt neid, mis on kilepakendis, suuremas pakendis. Toon ka korra näha, et te pakendit näeksite. Nii, selline pakend oli ta poes ja siin on popcornid ilusti sees. Paneme siia sisse, paneme praegu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maitsestamise mõttes, seda me teeme pärast. Külje peal on avad, see tähendab, me saame siit välja sõeluda need popcorni terad, mis ei löönud lahti. Ja sel juhul kasutame me kaanel palamisel asendit, et ta on siit vaba. Ahju pannes panen ma ta teistpidi, et oleks õhk kinni. Ja nüüd mina valmistan mikrolaine ahjus üldjuhul 600 vatiga, kuigi see vorm kannatab ka 1000. 600 vatiga panen praegu 3 minutit ja 15 sekundit. Mikrolaine ahju. Nii, paneme ta mikrolaine ahju, valime võimsuse 600 ja paneme minutid. Ja alati
võib mikrolaineahjus ka ise vaadata üle, kuidas on nad küpsenud. Mikrolaineahjud on erinevad, popcornid on erinevad. Et see on väga oluline. Aga kui me tahame teha suuremat pooli, kui me tahame teha suurt salatit, me tahame korjata ära marjad, hoida neid kuskil, kus nad kauem säilisiks, siis on selline lõbus Tivoli, 10-liitrine Tivoli kauss taas eripakkumises. Millest on ta eriline? Sellel kaanel on peal sellised ilusad lillekesed, ta on sellist teist tüüpi ja see tema püstine kuju on ka selles mõttes väga hea, et kui te tahate siin tõesti, et ta oleks nagu alt võtta, oleks kitsam, siis on ta väga hea. Tal on 2 sellist mõnusat sanga ja ka siin võite te ideaalselt valmistada poolid. Te võite siin valmistada salati, taigna. Te võite kasutada seda jäänõuna. Panete siia palju jääd, joogid sisse. Alati on suurte kausside puudus. Ja Tivoli suur pluss on see, et siia sisse saate te panna selle, mida te tahate, et oleks natuke peidus. Kas või suvisel ajal panete siia karusnahad, kui te tahate, et teie sokid, vanaema kootud sokid, kindad oleksid kaitstud, ka neid võib siin hoida. Aga see on tõesti ideaalne kõikide suurte koguste valmistamiseks ja jaanipäev on tulemas. Paljud armastavad teha sel ajal šašlõkki. Selle suur pluss on see, et on lillat värvi. Kas on siin tomati marinaadis, kas siin on lihad, kas siin on kalad, kas siin on suitsutooted. Kõike te saate siin hoida. Kuulete, sõda Leipzigi linna all. Mikrolaineahju hakkas töötama. Nii, ja mis on oluline teada? Kui me oleme siia teinud salatid, kui me valmistame siin erinevad taignad, alati puhtaks salvrätikuga ja gaas, kui on pestud, et ta oleks kuiv, alati klopime ära, sest tupperware kausside fenomen on see, kui me laseme vaakumisse õhu välja ja nüüd seisab siin sees, mis meil oli. Oli meil siin salat, on meil siin vaarikad, mis on ära korjatud. Vaarikad, kui on ära korjatud ja siia sisse pandud ja vaakum õhk välja lastud, siis tulevad nad kõik ussid, mis siin olid, tulevad kaane alla. Et nendel ei ole õhku lihtsalt. Nii, aga tupperwarel on ka alati kingitusi ja kellele meeldivad kingitused? Minule küll meeldivad. Nii, ja sellel kuul on siis sellised vahvad kingitused, kui me teeme ise salatit kaasa, kui me tahame kuskile minna, meil on vaja natuke koort kaasa, kas meil on suhkurt vaja kaasa võtta, siis tõesti meie päkapikutops on sellel kuul tänukingituseks ja imeilusad läbipaistvad salatitangid, millega on väga hea serveerida pooli, salateid, sellised läbipaistvad, imelised. Nii, aga kui meil on juba rohkem soove, siis me saame juurde sellise vahva silikonkoti, selle väiksema variandi, mis on ka väga hea kingi idee ja muuseas ka lennujaamades ära testitud, ideaalselt lasi lennujaamast läbi, ei juhtunud midagi, kõik võis seal sees olla. Ja samuti on võimalus veel üks suur vahva kauss endale saada, see on 6-liitrine lauapärl, meie Prelüüdia seeria armastatud, kõigile armastatud, kuhu ideaalselt sobib ka tagurpidi koogialuseks, kui te tahate siia panna pool arbuusi sisse, melonit, mida iganes. Vaat sellised vahvad pakkumised on meil sellel kuul. Nii, mikrolaineahju päästame ära. Ta on väga kuum, arvestage sellega. Ta on väga kuum. Nii, tõehetk on saabunud. Avame endast eemale. Voila! Me panime 5 lusikatäit popcorne ja palju me saime. Super! Ja tõesti, me saame ise maitsestada, millega me soovime. Kas me soovime lisada siia võid, kas me soovime soola, karamelli, kõike seda. Ja nüüd, kui siin on mõni tera jäänud järgi, siis ma võtan kohe ühe taldriku, et vaadata, kas meil jäid terad. Nii, võtame taldriku ja teine tõehetk, kui palju terasid järgi jäi.
nii, ja sel hetkel me paneme nüüd selle lahtise osa siia ja kallutame. Uskumatu. Mitte ühtegi ei tule. Mitte ühtegi. Palun väga. Ja tõesti, hõrgud, popcornid, ise tehtud, palun väga. Popcorni valmistaja on selline peen ja vahva asi, et see lihtsalt on igas peres vajalik. Ja tõesti, ja te ei pea muretsema, lapski saab hakkama niisama lihtsalt. Aga on üks aga. Sellel nädalal saab iga esitleja endale ühe popcorni valmistaja lubada. Aga see võimalus on ka sulle. Kui sa veel ei ole Tupperwares, siis sinu võimalus on see täpselt samamoodi. Ja sinu võimalus on lisaks, kui sa teed starditellimuse, popcorni valmistajale valida veel tooteid siit juurde. Ja kui sinu tellimus on juba 60 €, siis sa saad kingituseks kulbialuse, mis on ideaalne erinevate kulpide. Muuseas, siin on siis sel juhul kaasas ka serveerimislusikas. Minul on praegu siin pahukulp, mis on eripakkumise oma, aga siin peal käib serveerimislusikas ja siia juurde käivad veel väikesed sügavkülmakarbid, 2 tükki, mis on ka väga hea, kuhu iganes kaasa võtta. Nii et popcorni valmistaja igasse koju. Kui sa nüüd oled laivi ära vaadanud, siis ole hea. Kirjuta sina sinna alla. Kas ka sinul on olemas meie Ultra Pro vorm ja mis sa sellega valmistad? Sest need ideed kuluvad meile alati kõigile ära. Igatahes kõigi vahel, kes kirjutavad, mida nad Ultra Proga valmistavad, loosin ma välja ühe vahva Bensmart karbi, kus hoida köögivilju. Ja loosimine toimub juba juuni lõpus, kui teeme juulikuu tutvustuse. Igatahes olge hoitud ja kui teile siit midagi silma jäi, siis palun kirjutage mulle, Merle Vaha, või enda esitlejale. Olgem rõõmsad ja ilusat suve jätku tervislike roogadega. Kõike kaunist!